kuused seisavad puutumatus rahus. Lumetordi all tugub mets ja kariir. Kogu loodus muutus muinasjutuks. Talve rahu ja hiilgust hoiab hingepiir. Mina siis Sass, mahu kihelkonnast, puhas virulane. Virumaa maausuliste Virukoja vardja ja nagu te näete, siis Niila Hiiemäes on toimunud kõva rüüstamine. Harvesteriga on tõmmatud siis Hiiemäele ring peale ja kõik ilusad puud on tõmmatud siis Virnasse. Ja pöördume oma murega EVT Põlisrahvaste Sihtasutuse poole. Mets peab oma jõule tasa ja sügavalt enne meid. Kes see vastutab, kes see korvab ja kuidas edasi, mida me saaksime edasi teha, et nii kunagi enam ei toimuks. Metsasi ääres vudistavad põldpüül. Et no vaadake seda vaatepilti. Kas on ilus siis? Ja mille pärast? Raha pärast? Ei, see ei ole õige. Kuni vaikus liigatab korraks ja parv läheb lendu. Öökull huikab uhhu ja mets vaikib. Jõuluöö vajub unne, mets tasaselt hinga. Paraku seda tobeduse sammast vaadates tekib kohe selline tunne, et teatud riigiasutuste ametnikud istuvad samasuguse tobeduse samba otsas. Et kas see oleks viimane aeg hakata tegema siis Eesti põlisrahvastega ja teiste sarnaste maausuliste asutustega koostööd, et säilitada seda, mis meil veel alles on. Sest paraku, kui koostööd ei tehta, siis ei jää meie tulevasele põlvele mitte midagi sellest järgi. Sammal habe paksu lume mütsi all nairatab läbi une tasa. Ja mets jääb tasa helisema. Just kui algaks püha tund. Mets peab oma jõule tasa ja sügavalt enne meid. Ja me